Samas täna kindel mäng, taga 0, 3-0 Trans võidetud ja kaitseliini hea töö kinnituseks on sul kapinurgale jälle panna ilus uus asi. ETV parim mängija Joonas Tamm selles mängus. Jah, väga raske mäng oli kindlasti. Õnneks saime kaitses pidama, et teine poole nad olid väga kõva survega, aga ei lastud nendele lüüa ja oli vaid aja küsimus, ma arvan, millal me ise enda teise ära lööme, et nad olid päris suurte jõududega rünnakul ja oli palju ruumi kaitses neil. Päris traagiliselt ärevaid hetki meie väraval siiski sündinud vist mitte ühtegi. Vist ei olnud jah, võib-olla esimese poole lõpus oli seal üks valesööt, kus nad said päris vabalt löögile, aga vist ei olnud rohkem jah. Oled ennast kaitsjana Floras täiesti põhjapanevalt kehtestanud. Kui sa nüüd võtad tagasi möödunud aasta, kui sa tulid ründajana Viljandi tulevikust, siis kas tagantjärgi vaadates võid öelda, et oleks pidanud kohe kaitses alustama? Ma ei tea, selles mõttes, et Viljandis läks ründas hästi ja pidi proovima ka siin, aga oli suht kiirelt näha, et siin süsteemis ei sobi ründapositsioon, et kaitses on parem. Ja Floras kaitsjana väravaid rohkem lüüa kui ründajana ei ole ka ju paha. Seda küll. Jõudu ja õnn. Norbert, 3-0 võit Narva Transi üle. Peale eelmist vooru Rakvere vastu, kui tegime järelvaadet, siis toonitasid seda, et Narva vastu tuleb minna kindla plaaniga ja konkreetsusega kastis. Kas sa tänase mängu põhjal võid öelda, et mehed viisid sõnumi platsil täide? No selles mõttes, et me plaani panime paika, et tõenäoliselt see mäng on vaja rohkem viia palli ette ja vaja mängida pikemalt, sest vastane pressib kõrgelt ja vastane mängib väga kiirete kontrate peale, nii et ja teadsime, et tuleb tugev mäng. Et ega meil tehti see mäng raskeks saama ja tegime meiega nende mängu raskeks, nii et ega selline tugev mäng tuligi, mida me ennetasime. Ja samas need momendid, kus meil kast oli võimalik viia, et esimene pool läks, siis me rõhusime, et tõenäoliselt on see mäng vaja kiiremini ja rohkem viia, et sellega me alustasime agressiivselt, saime nurgalööke ja lõime ka värava, nii et selles osas võib öelda küll jah, et nad võtsid selle mängu kaasa, aga see mäng oli muidugi raske. Teisel poole ajal pressis Narva ajuti meid üsna tihedalt vastu meie oma trahvikasti äärt, aga tulime selle survelt välja ja teise poole viimases kolmandikus lisasid 2 väravat, Narva sai sellega murtud. Kuidas oleks see võinud mäng minna siis, kui ei oleks tulnud Jürgensoni kiiret avaväravat? No raske ennetada, sest siis oli tegelikult mäng selline rohkem tasakaalus ka Narva poolt, ehk et nii palju meile kohe siin etteruumi antud ja samas ei pressitud nii kõrgelt, ehk et see mäng oli rohkem meie käes ja saime ise ehitada rohkem rünnakuid, nii et siis nad nii suuri riski ei võtnud, sest mäng oli nagu viigis. Nii et oleks raske ennustada, kuidas see mäng kulgenud oleks. Sina oled tuntud suhteliselt vähe emotsionaalse kohtunikuna platsi ääres, kes väga harva laseb häälele ja annab voli. Narva Transi peatreener saadeti täna taaskord platsi äärest ära. Kas võib öelda, et suhteliselt tugeva Pitseri mängupildile vajutas ka ikkagi just nimelt Narva poole emotsionaalsus? No ütleme jah, selles mõttes, et neil oli mäng seatud selgelt sellisele agressiivsusele, kiirele pressile, kõik selline emotsionaalselt hästi nagu üles köetud ja mingis mõttes nii nagu emotsionaalselt võib-olla oli see mäng neil tasakaalust ära, oli ka see mäng tasakaalust ära, et loomulikult halvati oluliselt meie enda väljaku poolt nii-öelda ja seal oli päris korralik väljakutse meil, aga teisalt oli ka neil sellega tasakaalust ära just see, et kui me palli võitsime, hakkas tekkima meil väga häid momente ja lõpuks ka pääsime 2 korda väga selgelt 1-1, nii et võis jätta küll, jah. Nüüd enne koondise pausi saame mängida veel oma teise linnaderbi nii-öelda sel hooajal, seda kohtu puhku siis taaskord võõrsil, lähme külla Nõmme Kaljule. Mehed on kõik terved ja rivis järgmiseks laupäevaks? Jah, praegu on küll, mehed on rivis ja nüüd on ilusti nädal aega meil valmistada. Kuidas Maidul paranemine läheb? Mait ka jõudsalt paraneb, aga tema seis on, ma arvan, praegu sama, et nii nagu me tollel hetkel ütlesime 4-6, et eks nüüd on see päev juba lähemal, aga läheb veel aega. Ja Richard Aland 3 mängu taga 0 võib vist rahul olla? Ja selles osas küll, et eks ta peab ka loomulikult veel paremini sinna sisse sulama ja loomulikult tööd tegema, et olla seal nagu veel võib-olla tugevam jõud seal taga, aga praegu sellega, kuidas ta nagu taga hakkama saanud, ma usun, ja neid mänge, mis meil on, siis ma usun, et ta on teinud nagu head tööd. Aitäh, Norbert, jõudu!